mina olen Toivo Eensalu. Enamuse elust veevärgiga tegelenud ehk 30 aastat. Kõigepealt Tallinna Vees, alates Toru Luksepast kuni juhatuse liikmeni ja siis Viimsi vallas Viimsi vee juhatajana 13 aastat. Nii ongi. Ja tere kõigile, et meiega on siis täna Toivo Eensalu ja nii nagu ta ise praegu ütles, et ta on töötanud siis 2 erinevas veeettevõttes ja üsna nii-öelda pumba juures, et ta oskab meile siis rääkida ka ja avab ehk veidi telgitaguseid, on ju põnev teada saada. Ja ma küsingi, et te olete olnud tõesti 2 erinevas veeettevõttes. Olid nad suht sarnased juhtida või? No, nad on ikkagi täiesti erinevad, et kui Tallinna Vette ma tööle läksin, seal oli kokku oli mingi 2400 inimest. Veepuhastusjaamas oli üle 400 inimese. Et see on suur hulk inimesi, kes tegid tööd ja nägid vaeva, et sellest asjast, mis seal järves oli, saaks vesi, mida oleks võimalik inimestele ohutult sisse juhuta. Kas ma kuulen hästi? Viimsi vees oli personal 12 inimest. Ja, need on ikka see vahe ongi. Ja kui Tallinna Vesi teeb vett, siis nagu kõik teavad Ülemiste järvest, millest tegelikult jätkub 100 päevaks, siis Viimsi ja kogu ülejäänud Eestimaa teeb joogivett põhjaveest. Narva ja Tallinn on pinnaveel, kõik teised on põhjavee toitel. Need on 2 täiesti erinevat maailma. No nii, ja kui öelda nii-öelda mustvalget, et kumb see siis parem vesi on? Et millist vett me siis peaksime jooma? Kas pigem põhjavett või avaveekogus? No see oleneb kogusest. Veepuhastusjaamast läheb 5 magistraali välja. Need on meetri suurused torud. Seal saavad käpakil käia inimesed sees, kui tahaks. Me võime siis ette kujutada. See on väga suur kogus ja sellist kogust ei ole võimalik põhjaveest võtta. On võimalik küll, pumbad on võimsad, aga lihtsalt Tallinn kukub kokku siis. Just, et meil ei ole võimalik siis võtta siia Tallinna suur. Et see on paratamatus, et Tallinn võtab pinnavett, et nii palju inimesi saaks Tallinnas elada. Igal pool mujal kannatab meie geoloogia selle välja, et me võime võtta piiratud koguse, kontrollitud koguse põhjavett. Põhjavesi meeldib minule rohkem, sest ta on puhtam ja paljud teadlased on väitnud, et meie põhjavesi on maailmas ainulaadselt ideaalse koostisega, mis on inimesele väga sobiv. Eeldusel, et ta on puhas ja teda pole rikutud. Selle rikkumisega on ka eestimaalased palju hakkama saanud. Just, et eeldusel, et ta on puhas ja pole rikutud. Et ta ei ole rikutud. Ma olen kuulnud veel sellist väidet, et see vesi, mida me siin Põhja-Eestis kasutame, Kaabevendi vesi, on sadanud 2 miljonit aastat tagasi Valdai kõrgustikul maha ja liikunud mööda põhjavee kihte meieni ja meie saame teda kasutada, kui me teda mõistlikult teeme. Nii kaua ei ela ükski elusorganism, seda ei saa olla seal põhjavees. Tol ajal ei olnud veel plastmassi leiutatud, ei ole plastmassi ka seal vees ega mingit orgaanikat. Küll aga on põhjavees maakoorest lahustunud aineid ja seal olevat keemiat väga paljud on kogenud seda, et põhjavee vesi kraanis putsub näiteks. Metaan, mis seal on. Eestimaal on nii palju metaani, et me võiks gaasitootmise rajada.
Ja osa sellest jõuab ka vette? Ei, ta ongi vees. Ta tuleb põhjaveega üles maakera seest. Me laseme ta kraanist vurinal välja. Kirume, et küll ikka on pahad torumehed, et purtsukesi. Väga hea. Aga veepuhastusjaamas ei tehta sellega midagi või? No veepuhastusjaamas võetakse vett pinnaveest, et pinnavees ei ole metaani. Ja Viimsis samamoodi tuleb? Viimsis on põhjavees. Viimsis on veepuhastusjaam rajatud ja seal võetakse kõik mittevajalik veest välja. Aga metaan? Metaan ka. Metaan on gaasse ja aurub minema, nii nagu radoongi. Läheb taevasse tagasi loodusesse. Põhjavees on üks omapära, õieti paar omapära, mida peaks teadma, mis ei ole väga tervislikud. Üks on radioaktiivsus, mida on olulisel määral ja seda on võimalik sealt välja võtta. On fluori, millest on palju räägitud, see on Lääne-Eestis. Fluori on väga raske veest kätte saada. Vanaaegsed veepuhastusõpikud väidavad, et fluori puhastamiseks veest on üks meetod, segada puhta veega. Aga pole öeldud, kus seda puhast vett saab. No, tänapäeval on teisi meetodeid ka, aga need on suht kallid. Seda peab teadma lihtsalt, et millega on tegemist. Õieti siis meie teadlikkus veest ja vee kvaliteedist on minu meelest kõige olulisem puudujääk, mida ei teata. See on suht lapse kingades ja eks üks põhiline osa ongi selles ka, et meil on ju kogu aeg räägitud, et meie vesi on väga puhas. Et Eestis on väga puhas ja väga hea vesi, aga eks ju nende nüanssidega, mis on seesama fluor, mida tegelikult on liiast ja mõjutab otseselt siis meie ajutegevust. No jah, et puhas või must, et seda on nagu subjektiivne asi, et kui puhas on puhas või kui must on must, eks. Ja teiseks see kogus, mida on tarvis. Et meetrisse torusse peab olema ikka midagi panna. Ja järgmine jutt on see, et kui see vesi sealt välja võetakse, et siis ta on hirmus kallis. Aga me tavapoes ei käi vorsti näiteks meetriga ostmas, et vorsti meetri hinda pole kehtestatud tasemel. Küll aga on vee-ettevõtjatele kehtestatud vee hinna ülemmäär. Seda peab, kuna on tegemist monopoolse ettevõttega, ei ole ju mitmeid torusid tänaval, siis seda peab hirmsalt piinadega käima põhjendamas ja seletamas, et miks maksab nii palju ja miks on täpselt nii. Aga räägitakse hinnast, aga väga palju ei räägita kvaliteedist. Sest on küll olemas eurostandard veel, Euroopa Liidus kehtestatud normatiiv, mis on suhteliselt muutumatu olnud aastakümneid. Ja väga palju diskussiooni sellel teemal, et milline oleks mõistlik vee kvaliteet, millised näitajad ja teadlikkus sellest, et millised näitajad on kasulikud, millised mitte kasulikud. Just, et näiteks kui mina oma primitiivset veeinfot siin jagan inimestele, siis näiteks eriti noored ütlevad, et miks meil seda nii lihtsalt nagu koolis ei räägita. Ega see on üldine ühiskonna teadlikkusega. Kui vaadata keemiaraamatut, et esimene peatükk on vesi, selge, aga pauku ei saa, järgmine lehekülg, vaatame edasi. Aga kui hakata nüüd niimoodi tõsiselt mõtlema, et lihtsad asjad ongi kõige tähtsamad, kui me 70% koosnemegi ainult veest, et siis oleks mõtet tähelepanu pöörata, et mis see vesi on täpselt ja mis ta meiega teeb. Et meie meditsiinipersonal on väga tubli ja teeb meeletuid edusamme meie ravimiseks, aga me ise töötame täpselt vastassuunas tihtipeale. Juues sisse seda ei tea mida. Jah,
eks on tõesti, et noh, isegi aru andmata või siis teadmatusest või jah, inimesed joovad ju väga erinevaid jooke ja vesi nagu on teisejärguline, kuigi me peaks nagu veest rohkem teadma. Aga tuleme tagasi sinna veepuhastusjaama juurde, et räägime siis sellest Tallinna veest, mis on valdav osa eestimaalasi, kes saab sellest veepuhastusjaamast vee ja sellest Ülemiste järvest, mis on avatud veekogu. Ma tean ka seda, et juba aastakümneid tagasi on tehtud ettepanek, et midagi muuta, et see on suht harukordne juhus üleüldse maailmas, kus sellist avalikust veekogust on siis võetud joogivesi ja et see on nagu nii määrav osa, et räägime siis seda poolt ja muidugi see alternatiivi pool ka, et ega meil väga muud ei olegi. Jah. Mõtlen, kus maad pihta hakata, et mul on olnud õnne osaleda Tallinna veepuhastusjaama arengus. Kui ma sinna tööle läksin 84. aastal, siis tegeleti vee kloreerimisega. Et sisuliselt keset Tallinna linna oli mingi 40 tonni vedelat kloori, mis iseenesest on biorelv või sõjaline relv, ründerelv sõjaajast. Seda kasutati siis vee töötlemiseks ja Tallinna omapära on see, et võetakse Ülemiste järvest järvevett. Järves on teine looduslik olukord kui jões. Järves kasvab väga palju vetikaid, kuna on seisev vesi. Lisaks on tänaseks see järv keset linna askeldusi. Lennukid maandavad üle, autod sõidavad ümberringi. Linnakodanikud on aktiivselt ümber järve askeldamas. Seal on väga palju saastet ja kloreerimine, eelkloreerimine on sellepärast oli oluline, et tappa see elusloodus, mis seal vees on. Et see, kui vaadata mikroskoobist, et Kai Künnis räägib teile ja näitab pilte sellest järvest. Et kui vaadata pilte, siis seal veeses vingerdavad ringi igasugused asjad eri kujuga, karvased, piklikud ja nad ei allu gravitatsioonile. Nad vingerdavad ülespoole ka, et ehk seda vett ei ole võimalik puhastada. Selleks, et see vett saaks puhastada, tuleb see elusasi seal sees ära tappa, et ta alluks gravitatsioonile ja hakkaks settima. Settimise kiirendamiseks lisatakse siis veele kemikaale, koagulante ja flokulante, et see asi sealt kätte saada, ära setitada, filtreerida ja siis saab teda torustiku saata. Aga torustikku läheb ikkagi koos selle klooriga, eks ju, filtreeritakse ära. Ja filtreeritakse ja selleks pannakse veel järelkloori, sest kui nüüd tänapäeval, mis ma rääkisin, et ma olen selles arengus kaasa löönud, minu diplomide teemal Ülemiste järve vee osoneerimine, eks see esimene etapp ja kõige mürgisem ja kõige suurema kulu ja kontsentratsiooniga kloor asendati osooniga, mis on tunduvalt mõistlikum tegevus. See juhtus 97. aastal. Aga mingis etapis jäi ikkagi kloor alles, see järelkloor? Ja osoon laguneb umbes 2 tunniga vees ja tast ei midagi järgi. Ja kõige ohtlikum on see, kuidas teeb natukene järgi. Sest see natukene ei tapa mingit elus asja, ei viirusi, bakterid, vetikaid, mitte midagi. Ta pigem soodustab nende arengut. Et seda tuleb väga täpselt jälgida, et alguses sisse, siis välja ja vesi puhtaks. Selleks, et oleks järelmõju torustikus, lisatakse veidi kloori piiratud koguses. See on väga täpselt reglementeeritud, seda kontrollitakse. Selle mõte on see, et vesi torustikus ei läheks kasvama.
noh, ja selle kloori me ikkagi joome sisse või sööme sisse? Tõenäoliselt küll, kuskile ta peab ju kaduma. Ja, no ma tean ühte uuringut, kus Saksamaal siis teadlased on kindlaks teinud, et peale 60-ndat, kui hakati siis kloori kasutama vee desinfitseerimiseks, siis peale seda tõusis hüppeliselt südamehaiguste hulk inimestel. No, seda peaksid meditsiinitöötajad nüüd rääkima, et üks on südamehaigused, aga teine on nagu vähktõvi, sest klooriga tekivad kloororgaanilised ühendid, mis on otseselt kantserogeenid. Ja seda ei tohiks olla. Ja mäletan, kui osoonile üle mindi, siis oli väga suur võitlus sel teemal, et kallis ja ei tea, äkki on mürgine ja äkki on kole paha. Seal oli igasuguseid võitlejaid, kes oli huvitatud oma kemikaalide müümisest, kes oli lihtsalt hüsteerika sõber, tundmatu ja paha asi ja äkki on kole. Aga arenenud maades kasutatakse osooni vee töötlemiseks ja eriti suurlinnades, suurtes linnades maailmas tegelikult suured linnad asuvad suurte jõgede ääres. Ja vee töötlemine käib niimoodi, et järjest võetakse toorvesi, puhastatakse ära, joodetakse linnarahvas ära ja teisest otsast läheb ta jõkke tagasi, läbi puhasti muidugi. Aga siis tuleb järgmine linn ja siis tuleb järgmine linn. Ja mõelge ise edasi, kuidas see asi käib täpselt. Mis seal 10. linnas siis on? No ja Varssavis ainsana ma olen näinud, et see puhastatud vesi läheb ettepoole tagasi. Et miks poolakad nii tegid, ma ei teada. Ma täpselt ei seletanud seda. No eks see vee teema on üleüldse kogu maailmas siin suur küsimärk on, et palju meil seda tegelikult on, kauaks seda jätkub ja palju seda magestama peab. Et mina elan kohas, kus me joome ookeanivett, mis on siis magestatud. Aga tuleme siia Tallinnasse tagasi, et kuidas siis toimida, mida meil on võimalik siis ikkagi ära teha, et meil see vesi oleks veel parem? Ka veetootja tegutseb seaduse järgi vastavalt normatiividele, nii nagu on kehtestatud. Ja kindlasti mitte rohkem, kindlasti mitte rohkem, sest see rohkem on palju raha. Et siin on vaja, seda võib ka nimetada ühiskondlikuks leppeks, et me ühel hetkel saame nii targaks, et me oskame tahta mingeid paremaid tulemusi ja teistpidi oleme nõus nende paremate tulemuste eest ka rohkem maksma. Ega seda ei saa öelda, et praegu midagi halvasti oleks tehtud. On tehtud tubli tööd, on linnu joodetud, linnarahvas joodetud ja võimaluste piires. Jah, sest et tegu on ikkagi äriettevõttega, sellest aru saama. Äriettevõtte ka, kas nüüd see äriettevõte peab börsil olema ja kasumit teenima, see on nagu ise küsimus. Et see on ikka filosoofiline teema tegelikult, mille jaoks me siis elame või mida me siin täpselt teeme. Aga see ka, et tegelikult ju veenorme on muudetud, eks. Et kehad on meil ikka samad, mis näite alati mina toon, eks ju. Et kuigi veenorme on muudetud, mõni üksik asi, mis on maha võetud. Härra Rein Mutter on selle kohta teinud pika artikliga, saab ajalisi lugeda. Et tegelikult enamuses on neid norme ikkagi tõstetud. Miks siis? Mis te arvate? Mis arvate? Tõstetud, et oleks odavam toota raha eest. Ikkagi sinnani me jõuame. Aga ma küsin siis nii, et kui oleks rohkem raha, kas siis oleks meil parem vesi? On see selle taga?
No kindlasti, et iga uus tehnoloogia on ju kulutus ja investeering ja ta nagu mõistlikku tulemust annaks, eeldab ka jälgimist, kontrolli, juhtimist. Et neid protsesse on võimalik parandada. Ja kunagi, kui oli küsimuse all Tallinna vee erastamine, siis mina hääletasin erastamise poolt, sellepärast, et lubati, et tuleb strateegiline investor oma know-how'ga, kes oskab meie tulipunktis probleemid lahendada või aidata kaasa nende lahendamisel. Veemajanduses käib see niimoodi, et kopeerida ei saa, üldiselt ei saa, et selleks tehakse katseseade, katsetatakse väikses mahus need tehnoloogiad ära, põhjendatakse investeeringud ja kui saatakse luba, siis need tehakse. No see ei ole nii, et viskad vitsa vette ja on asi puhas ja korras, et selleks tuleb tükimaad vaeva näha. Et vesi tegelikult, kui valem on lihtne, aga see keskkond on tegelikult nii keeruline, et nii paljude muutujatega süsteemi ei ole võimalik ekstrapoleerida lihtsalt matemaatiliselt laua taga. Need tuleb katsetada veel kord ja tõestada see investeeringu vajadus ja ka töökindlus ja ohutus ja kõik sellised asjad on vaja silmas pidada. Saab teha küll paremaks, jah, aga lepime kokku, mis raha eest ja kui palju ja milleks. Ja mul on tulnud ka mõnele kliendile öelda, et ükski klient, kes on ära surnud, ei ole kaebust esitanud, et vesi oli paha. Ja ühes kohas oli lausa nii, et oli nii kõvad mehed, et pesid jalgu ka viskiga. Et ei olnudki vett vaja, et see. No nii, ma ikka tahan veel tagasi tulla sinna Tallinna vee juurde, et seesama Ülemiste järv, ma saan aru, et tehakse maksimum ja kui raha juurde saaks, siis oleks veel parem. Aga kuidas see olukord siis ikkagi täna on teie pilgu läbi või teie olite seal või sina olid seal juba mitu aastat tagasi, aga kas siis oli ka sellist kohta, et tööle minnes mõtlesid, et suudaks ma seda teha teistmoodi, et siis juba teadsid, et midagi võiks muuta? No teadsin muidugi, kui erastamiseks läks, ma kirjutasin 5 paksu kausta ettepanekuid, projekti algeid nii-öelda, mida oleks tarvis teha. Teha on nagu palju. Ma võin ühe anekdootliku loo rääkida. No räägime anekdoote, ega me väga tõsiseks ei saagi minna, sest et seda vett me peame ikka edasi jooma, aga meie intervjuu mõte ongi see, et me võib-olla saame mõnegi mõtlema panna. Ei sure kohe ära, et seda kindlasti ei juhtu. Tüki aja pärast, aga see on meil nagu programmi sisse kirjutatud. Õnneks ju. Töökaitse seisukohast ongi kõige ohtlikum amet on. Juhtus selline asi, et labori juhataja tuli suure jooksuga reede õhtu minu juurde, kuule tead läbi, nüüd meid pannakse kinni. Sest labor leidis veest polümeliidi viiruse. Aga mitte veepuhastusjaama veest, vaid linnaveest. Nii, polümeliit vees. Helistasin Rein Rannamäele. See oli tervisekaitse juhataja. Kuule Rein, et lähme ise kohale vangimajja, et nüüd on minek. Võta sa kabe, ma võtan male kaasa, et äkki saame parema toa. Aga tema oli veidi vanemust ja vilunud inimene, ütles, et ära muretse, et see on riigi kulul see sõit. Teeme kordusanalüüsi. Labor tegi nädal aega tõsist tööd ja siis selgus tõsiasi, et see oli küll polümeliit, see oli polümeliidi vaktsiin, mis oli vees. Aga polümeliidi vaktsiin, kust ta sai vette. Selle uurimise tulemus oli see, et lähme mööda Pirita jõge tagasi Kosele. Kosel on
see eakate kodu või dispanser, mis selle asja nimi on, seal vaktsineeriti patsiente. Et see vaktsiin jõudis läbi inimese keha, läbi Kose reoveepuhasti, Piki-Pirita jõge, läbi Ülemiste järve, Tallinna veepuhastusjaamast läbi linnavõrku. See näitab nagu selle süsteemi haavatavust, et see oli juhus, mis avastati kogemata. Palju see närvirakke kulutus. See ei läinud kella külge, sellest ei räägitud. Mina tean seda, no tegelikult see siis ikkagi ei olegi anekdoot ju. Tegelikult on see tõsilugu aga tõestada seda. Kui ruttu see jõuab siis uuesti veevärki tagasi, kui seda vaktsineerimist seal tehti? Ma seda täpselt ei uurinud, aga see käis väga ruttu. Nii tegelikult oleme ikka üsna haavatavad. Oleme küll. Pangüla veehoidlast jõuab umbes nädalaga Ülemiste järvevesi. Järvest jõuab läbi paari päevaga, oleneb vee seisudest, kuludest, kõigest sellest. Et ta käib väga ruttu. Teine teema on see, et kui Pirita rand pandi kinni 90-ndatel, see oli sinivetika, et 1,5 milligrammi liitris. Kohutav skandaal, kõik suplejad surevad kohe ära, kõrvad kukuvad peast ära ja mis iganes. Siis samal ajal Ülemiste järves oli 39. Et tehti edasi, kästi vait olla ja edasi teenida. Ma sain aru, et tegelikult seda vetikat on ikkagi üsna keeruline puhastada. Sinivetikat iseenesest saab puhastada. Sinivetikas ei ole mürgine ka, kui ta elus püsib ja täie tervise juures on. Sinivetikal on see omapära, et kui ta otsustab ära surra mingil põhjusel, kui see mass ja roheline lima seal otsustab oma olekut muuta ja teise dimensiooni minna, siis meie poole jääb maha sinihappe. Ja sinihappega on selline lugu, et ta läbib igasuguse puhastusprotsessi ja me saame lihtsalt teada, et miks linnarahvas ära sureb, et on sellepärast, et on sinihappe vees. Selle olukorra vältimiseks oli omal ajal veepuhastusjaamas hüdrobioloogia labor, seal töötas Kai Künnis, kes räägiti jälle pikemalt sellest. Ja edasi oli seal ka paat, kalur ja sadam. Kalur tuli hommikul tööle, vedas oma kummisaapad jalga, läks tõi kõigepealt järve eri punktidest veeproovid ja labor tuli kella 7 tööle, hakkas seda analüüsima. Ja kogu aeg oli olemas ülevaade, kus on sinivetikas, kui palju teda on, mis kujul ta on. Et seda jälgiti. Nüüd, kui me ametnikest ja nendest numbrite muutmisest räägime, siis tänapäeval otsustati, kuna eurostandard ei näe ette hüdrobioloogia analüüsi teostamist, siis labor likvideeriti. Aga kuna labori andmeid ei ole, siis ohtu ei ole, kõik on korras. No, väga hea. Sellist suhtumist oleks vaja muuta. Et mind ei rahulda see vastus, et meil on väga kallid advokaadid ja te saate pärast teada, millest te sugulased surid. Et me peaks ikkagi tegelema ennetusega. No jah, seda peaks tegema küll. Olenemata sellest, et see labor seekord kinni pandi, siis meil Kaiga õnnestub ikkagi need lood ära rääkida. Las ta ise räägib täpselt, mis ja kuidas ja kui palju. Kaist nii palju, et minul õnnestus Kai tööle võtta, siis kui juhuse tahtel olin saatnud jaama ülemaks. Nimelt veepuhastus jaama ülemaks. Et Kai asus tööle ja tegi väga palju tõsist tööd sellel alal. Uurisime järve ja ka veehaaret, et Ülemiste või Tallinna veehaare ulatub ju Pangüla soodlasse. Et see on väga suur. Et see vesi Tallinna linna jaoks korjatakse tegelikult poole Eesti maa pealt kokku.
ja kunagi oli ka plaan, et tuua lausa Peipsijärvest vett, siis kui taheti Tallinnast miljonilinna teha, metrood ehitada ja kõiki niisuguseid asju. Ja need plaanid jäid teostamata. Mina olen näinud veepuhastusjaamas, kus läks läbi ööpäevas 300 000 kuupmeetrit vett. 300 000 kuupmeetrit. No, siis ikkagi torud värisesid ja siis ei löödud väga risti ette, et kui puhas see vesi on. Need on ekstreemsed olukorrad. Täna ma arvan, et läheb kuskil 100 000 suurusjärgus. Ma täpseid numbreid ei tea, kas vastavad asjamehed ise ütlevad, kui palju täpselt on, aga selle näeb ekraani pealt täpselt ära. No tulles nüüd tagasi veel sinna veepuhastuse juurde, et kas teie hinnangul, kas sinu hinnangul on see, et sa jood hea meelega seda vett? No, võt mina ei ela Tallinnas. Aga jooksid hea meelega? Joon küll, aga ma olen kogu aeg joonud. Kui muret teeb, võtke väike naps peale, siis on korras. Et õhutame siis napsu joogutama. Ei, seda ärge teha. Nii, aga kus kandis Eestis kõige puhtam vesi on? Ikkagi. Hea küsimus, et siin on, Tallinnas on selliseid puurkaeve, millest näiteks laevasid varustatakse. Omal ajal varustati, täna ma ei tea muidugi. Erinevates kaevudes on erineva kvaliteediga vesi. Mina tean rohkem põhjaranniku vett. See on Kambriumi veehorisondist, on 100, 140, 180 meetrit maakera sees. See üldiselt on hea kvaliteediga vesi. Ja Pandivere allikad ja see ka. No jah. Et kõik, mis tuleb nagu maakera seest põhja ja mis on põhjavee nime all, et see on suhteliselt hea. Kuigi see allikate väärtus on ka täna teadlaste poolt juba küsimärgi alla seatud või siis see vesi allikate vee väärtus. Ja mitmed allikad on ka millegipärast Eestis juba kuivad, mida mina sellel suve avastanud olen. Nii et ka see on küsimärk, mis toimub. No jah, selleks on nüüd hüdrogeoloogid, kes seda öelda oskaksid. Aga minu teada hüdrogeoloogia õpetamine ülikoolides lõpetati ära, kui mitte vajalik. Vanasti ma pidasin pikki kõnelusi Anton Savitskiga. Aga kahjuks teda enam ei ole meie hulgas. Rääkisime just eri põhjavee kihtidest, selle vee omapärast iseärasustest, fluorist, kloriididest põhjavees. Muuseas Tallinnas õnnestus teha selline asi, et kunagi, et saada merevesi põhjavette siis, kui seda liiga palju välja pumbati. Ja siis tegi vaakum ja tuleb. No jah, et kui seda pildlikult ette kujutada, siis geoloogia on nagu Napoleoni tort. Väga pildlikult öeldes, eks ole, et seal on vett mitte läbi laskvad kihid ja vett läbi laskvad kihid. Ja kui nüüd see tasakaal sealt ära rikkuda kuidagi, et siis või ühed kohast liiga palju võtta, siis loodus tühja kohta ei salli, et teiselt poolt hakkab juurde tulema. Et see on omaette peenteadus, et see hea kvaliteediga vesi sealt kätte saada. Nüüd põhjavee kohta ma tahaks seda öelda, et põhjavee ressursitasu on tunduvalt kõrgem kui pinnavee ressursitasu. Tänu sellele on põhjavesi kallim tarbijale. Aga nüüd seoses kaevandustega ida pool see põhjavesi pumbatakse lihtsalt merre, kuna ta on prahta jääk, ta segab tootmist. Seesama Kambriumi vesi visatakse minema. Sama, mida jaapanlased on meilt tahtnud osta kalli raha eest joogiveeks. Ja see nii-öelda jääkaine ressursitasu on naeruväärne. Täpselt numbreid ma ei tea, aga seda saab järgi vaadata. Paberihunnikust. Mina arvan, et selle vee võiks nagu pudelisse panna
see, mis verre puugatakse. Maailmaturult maha müüa. Ja kui on vaja katlamaja kütta, siis võib ju nende rahapakkidega katlamaja kütta. Nagu mõistust üldse pole. Et jah, see näitab, see rahapakkidega kütmine pole ilus näide. Aga see näitab nagu selle mõtlemise taset, eks, et me viskame ühe asja minema selleks, et saada teist asja, saame sellest teeme siis nagu sooja. See on hirmus tore olla. Ja ma sinna väga ei tahaks minna sisse, et mis kõik sealt räägitakse täna sellest fosforiidi kaevandamisest ja nii edasi, kuigi ühe teadlasega ma olen rääkinud seda, et ka see, et kas tuleb siis maa-alune kaevandus või avakaevandus, et sellest oleneb ka meie põhjavee saatus suuresti, sest et meie vesi hakkab ikkagi tulema ju ülevalt sealt Pandivere kõrgustikust. Pandivere ei toida põhjavee neid Kambrovendi horisonte, et see tuleb teiselt poolt, ta tuleb maa seest. Ja igal juhul kaevurid ei ole nõus vee all töötama, ükskõik kas taevas paistab või ei paista. Et see vesi igal juhul segab neid ja sellega tuleks tegeleda. Et kui on nagu mure, et Eesti riigil raha pole, et müüme siis pudeli vette, küsime selle eest raha. Ja see koostis on minu väidete kohaselt ideaalne inimese jaoks, et seda inimese organism omastab seda parimal viisil. On kunagi olnud üks klient ka, kes oli oma maja täis ehitanud veetöötlusseadmeid, igasuguseid, mis kätte sai, tõeline laboratoorium. Ma hoiatasin teda, et kulla mees, et ära liiga puhtaks tee vett, et see ei ole hea. Aga paari aasta pärast ta ei vastanud mulle enam telefonile. Mis ta sai, ma ei tea. Ja kui me testvett joome, et siis me teeme endale väga suure karuteene või siis pöördosmoosi vett. Et see mõjub vastupidi. Kuidas selle pöördosmoosiga ikkagi olukord on? Pöördosmoosiga on väga lihtne, et esimesest ajalehe putkast võib osta selle aparaadi, mis vaikselt mulistab ja teeb vee puhtaks. Ta teeb absoluutselt puhtaks selle vee. Destilleeritud vee? Sisuliselt. Jah. Selle leiutasid ameeriklased, et oma allveelaevadega merepõhjas istuda ja et vesi otsa ei saaks. Pöördosmoos on põhimõtteliselt niisugune hästi tihe sõel. Veemolekul mahub läbi, teised molekulid ei mahu. 1/3, sest puhastatud veest läheb selle aparaadi puhastamiseks, visatakse minema. Ja siis see ülipuhas vesi jääb alles. Et selleks, et inimesed ära ei sureks allveelaevas, on eraldi seade, mis lisab sinna vette tagasi mineraalid. Need on siis keemiliselt lisatud mineraalid. Jah, see on võimalus ellu jääda, nii on võimalik toimida. Mingi perioodi vältel? Jah, see on nagu ilmus kallis, sest seal on väga suured rõhud, väga suured kaod, kõik niisugused asjad, aga sellega saab vee puhtaks, täitsa puhtaks, nii et ei ole mingit muret. Aga nüüd, kui siit veel küsida seda, mis sa ise meile tahaks rääkida, kuidas see veepuhastusjaama periood siis oli? Kas see oli selline lihtsalt töö, kas see oli selline hea, kerge või ikka süda valutas ka sellepärast, et sa teadsid, et sa teeks midagi teistmoodi, mida ei saanud sellel hetkel teha? Jah, ühtepidi hea kindel amet, eks, et vett on iga tarvis. Seda muret ei ole, et laiali saadetakse asutus. Teispidi, mida rohkem teada saad, seda suurem juba mure on. Et kunagi ma alustasin torumehena. Olin ülikooli kõrvalt, käisin tööl, oli torujüri. Olid torutangid, traksipüksid, säärikud, väga mõnus. Panin kell 4:12 oli autobuss ees, viis linna koju ära. Mingit muret ei olnud. Aga siis tehti mu ülesandeks katseseadmete koostamine, ehitamine ja nendel töötamine.
õnnestus teada saada, et ma ülikoolis õpin ja tegelikult insener olen, nad ei tahtnud mulle torumehe palka maksta enam. Insener sai paar rutsi vähem. Oligi nii, jah? Et siis pandi inseneriks ja selle töö käigus selgusid igasugused mured ja olukorrad ja inimene on kord selline, kui sa tead, siis sa muretsed, kui ei tea, siis ju ei saa muretseda. Kui ma juhatajaks sain jaamaülemaks veepuhastusjaamas, siis ma leidsin arhiivist niisugused paberid, kus kirjeldati vee floreerimist. Ülemiste järves veepuhastusjaamas on vett floreeritud, aga see oli ammu enne minu aja arvamist. See oli kas 60-ndatel või. Sellel KGB templid peal, et sellel oli omaette eesmärk. See floor, mis vette pandi, oli keemiline ühend, mis tegelikult pärsis inimeste protestimeelsust. Viidi läbi selline katse, kuidas siis terve linnatäis rahvast rahulikuks sundida. See, et hambad suust välja kukkusid, see ei huvitanud kedagi. Et väga suur floori kontsentratsioon vees mõjub hammastele halvasti. Ja muud tervist ma ei tea, see mida ei näe, eks ei tea. Jällegi see, et kui ei tea muretseda. Selline juhus. Neid pisikesi asju iga päev, mis ja kuidas. Et võib siis arvata, kuhu meie vanemate, meie põlvkonna vanemate hambad jäid? No võib-olla ka, jah. Jällegi võtta kinni, eks tõesta, et kui läheb vaidluseks, et näita, kus on. Ei ole. Et jah, kokkuvõttes see, et... Kas proomi ka pandi? Ei. Proomi pandi, aga tänapäeval pannakse. Seda ma ei tea, mille peale tänapäeval on tuldud, aga see peaks olema avalik teave ja mina algatasin oma arvamise lõpus Tallinna Vees sellise asja, et me tegime linnarahvale ekskursioone. Üks mure oli see, et vee hinda on vaja tõsta, ei tulnud kuidagi välja, eks. Mis te seal teete, vesi tuleb ju torust, mis te virisete, eks. Et tõime siis inimesed kohale, eri grupid, pensionärid, koolilapsed, enam-vähem nagu üheealised. Tehti loeng, näidati, mismoodi tehakse, mida tehakse, kus tehakse, mis see kõik maksma läheb. Inimesed läksid ära, ütlesid, jah, me saame aru nüüd, et mille see asi on. Aga seda tööd on vaja edasi teha, et lihtsalt see, et sa teaksid, et sa tead, et sa tegelikult tead. Et tekitada see olukord, siis hakkavad nagu protsessid ka muutuma, et kui sa tead, et on midagi pahasti või võiks olla teisiti, siis on võimalik otsustada. Kui sa mitte midagi ei tea, siis ei saa ju otsustada, siis pole ju millegile tugineda. Et see maailm, kordan veel, on suhteliselt keeruline, mitmetahuline ja sellesse tuleb teadusliku tõsidusega suhtuda. Saa niimoodi, et kui kraanist vett ei tule, siis on torumehed süüdi ja tuleb kolki anda. Et võtame torutangid ära, kui veel niimoodi teed. Päris nii see ei ole. Ma olen Pariisis veepuhastusjaamas käinud. Kõige muu huvitava kõrval oli selline huvitav asi, et läksid foajeesse sisse ja seal ujusid forellid. Suures pikas akvaariumis. Pariisis võetakse seni jääst vesi. See on juba, mitmed on seal seda vett võtnud ja lasknud. Ja põhjus oli selles, et igasugune analüüs veest, eriti mürgiste ainete analüüs võtab mingi 24 tundi aega. Aga selle aja jooksul on vesi juba ära möödud linna. Aga kalad reageerivad sellele kohe ja mõõdeti forellide südamelööke. Ekraanil jooksid südamelöögid kõrval.
tähendab seda, et kalad reageerisid kohe sisse tulevale veele, kui on midagi pahasti. Seda jälgiti väga hoolega. Nii et nad olid seal katse. Väike nipp, eks, efektne ka. Aga ma kujutan ette, et kui meil seda teha, et siis esimene kodanik hangib kahvli, paneb selle suusakepi otsa ja üritab seda forelliselt kätte saada. Et noh, alati peab väga palju maksma selleks, et nutikaid lahendusi teha ja noh, ikkagi mõistust peab olema. Ma arvan, et seda tuleks koolist alustada. Käia või juba lasteaias. Või lasteaias, no jah, lasteaias ka. Aga koolis siis, kui neile keemiaõpik kätte antakse, et siis rääkida vähe põhjalikumalt sellest esimesest leheküljest. Ja noh, tänapäeval võib lohutada, et saab pauku ka, kui hästi teha. Et on vesinikutehnoloogia on väga arengustaadiumis, et ka sellest võiks rääkida, et see on vähemalt poolele seltskonnale oleks asi huvitavam. Ja noh, osoonist võiks rääkida, osooni kasulikkusest, kahjulikkusest. Muuseas, osoon on 10 korda mürgisem kui kloor. Niimoodi gaasina. Ma olen mõlemaga töötanud, et kui kloor lahti pääseb, meil oli vedelkloor, mis aurustus, kui hapniku või vabaõhu kätte sai. Kui kloori lõhna tunned, siis jõuad veel jalga lasta hoonest, ruumist. Kui tead, kus uks on, siis silmad kinni. Ei näe niikuinii midagi. Et saad ukse kinni minema, alarmid, deaktiveerimissüsteem tööle korras. Kui osooni lõhna tunned, siis on hilja. Siis on hilja, oleneb doosist, et lihtsamal juhul saad lihtsalt kohutava peavalu ja kaelakrambid. Järgmine päev saad pead keerata koos kehaga. Aga selle pluss on see, et kui sellest ellu jääd, et siis tekib resistentsus, et see pika aja peale ei mõju enam. Aga esimesed korrad on hirmsad. Et tegemist on ikkagi ohtlike ainetega, et see ei ole nali, et männimets ja lillelõhn ja tore asi. Et need on tõsised asjad ja nendega tuleb mõistlikult käituda. Noh, nii vesi ongi tõsine teema, eks ju, ja nii oluline teema ja sellega tulebki mõistlikult käituda. Ja see toorvesi samamoodi, et mis seal toores vees siis on, et mis võetakse. Seda võetakse Paunküla veehoidlast, Pirita jõgi, Jägala jõgi, Soodla, Kaunissaare, kõik need veehoidlad kokku, et see ala on nii suur, et ka selle ala peal tuleb käituda väga mõistlikult. Et keelatud ained või halvad ained sinna vette ei satuks. Et see distsiplineerib tegelikult poolt Eestimaad. Et see ei ole ainult see, et see lõpp, mis kraanist välja tuleb, vaid ka see algus, et kus see vesi tulema hakkab. Et siin on ikkagi see, et teema on küll globaalne, aga me peame suhtuma lokaalselt, et igast ühest oleneb. No natukene jah. Ja ega puurkaevudega on ju ka see, et on palju saastunud puurkaeve, et ka puurkaevu tuleb mõistlikult suhtuda. Et puurkaevu kõrvale ikkagi lägahoidlat ei tee või kuivkäimlat. Et siis me ju rikume selle vee ise ära. No ja ma saan aru, et see, mis on ka olnud siin aastakümneid tagasi nõukaajal, siis seda vett me joome praegu, nii on öelnud Anne Luik, kes on uurinud mulda ja vett, et samamoodi talletub maapõue. Ma kunagi proovisin analüüsida Tallinnas Rahumäel on ju puurkaevuvesi ja seal on mitme sügavusega puurkaeve. Puurkaevud on teada, millal tehti. Madalamad 30-meetrised kaevud on tänaseks reostunud. Ehk siis mingi 70 aastaga on läbi selle liivakihi jõudnud see reostus esimeste kaevudeni.
et seal midagi vahel ei ole, see on liivakiht, savi vahel ei ole. Et kui nüüd savi vahele tuleb, see on kerge lootus, et natuke aega see pikeneb, eks, aga mitte lõplikult lõpmatuseni. Et noh, inimkond tervikuna peaks mõtlema, et ei ole mõtet oma joogikruusis jalgu pesta. jah, piltlikult niimoodi on. Aga tore, me oleme päris pikalt siin juba vestelnud, hakkame neid otsi kokku tõmbama. Kas sul on midagi, mis on südame peal, mida tahaks rääkida? No igasugu muresid on, aga kõikid ei viitsi kuulata. Aga räägi meile veega seoses nii üldiselt siin. Veega seoses... Sa saad ju niimoodi kõrvalt seisab pilguga näha ja öelda, nii et... Veega seoses on üks teema küll, millega võiks tegeleda ja lausa niimoodi tõsiselt tegeleda. Ma olen teile rääkinud palju siin pudelisse panemisest ja raha tegemisest. Põgusalt oli juttu, et Kaamrivendi põhjavesi Põhja-Eestis on radioaktiivne. Ma olen saanud selle vee analüüsidest uraani, raadiumi, polooniumi. Radoon on niikuinii pealekaupa, see on gaas. Selle saame tussiruumis endale kätte. Aga on olemas tehnoloogia, et see kõik sealt veest kätte saada. Ja see ei ole üldse keeruline. Siin on vaja natukene mõistust ja nutikust ja kannatust. Ja selle kõik saab kätte koos vees oleva rauaga, mida seal niigi on. Et kui seda rauda aereerida, teatud juhul osoneerida, osoneerimine on kallim muidugi, saab selle raua sadenema, raud 2 muutub raud 3. Üks hapnik tuleb juurde, allub gravitatsioonile. See on see must või pruun triip, mida me kõik oleme kraanikausidel näinud, Lõuna-Eestis eriti. Et selle raua me saame sadenema ja niimoodi rahvalikult öeldes see raud on radioaktiivne. Kuigi raud ise ei ole tavaliselt radioaktiivne. Et see sade võtab veest sadenemisel koagulatsiooniprotsessiga endaga kaasa ülejäänud läheb sademesse. Seda sadet saab sealt veest kätte. Nüüd, mis saab edasi? Et selle koha peale minu töö pooleli tegime Tartu Ülikooli teadlastega uurimistööd, et see vesi puhtaks saada, mis inimene ära joob. Aga see, mis läheb sademesse, sinnani ei jõudnud. Veel ei jõudnud. Mina väidan seda, et see sade tuleks kokku korjata ja töödelda. Et Eestimaa uraanist ju tegi Nõukogude Liit esimesed tuumapommid. Et meil oli seda nii palju, et tasus kaevandada. Et tehas on Sillamäel siiamaani alles. Et kui nüüd mõistus kokku panna, siis võib-olla me saame sealt veest rauda, uraani ja muid asju. Nii palju, et me ei peaks veest üldse raha võtma. Siis ei ole seda häda, et vesi on kallis ja ei saa juua. Peab pudeli vett ostma. Et siis me võtaksime need raskemetallid sealt. No, raskemetallid üldiselt, jah, see on kõva teadus ja selleks, et ühe veeinseneri mõistusest ei piisa, et selleks on vaja pädevat kollektiivi, kes selles asjasse oskaks suhtuda. Aga tegelikult oleme nii-öelda uraani kaevandamisega üle Eesti tegelenud juba mitusada aastat. Ma avastasin selle teema, et see olemas on jällegi see olukord, et ma sain teada, et ma tean. Niimoodi, et Tallinna Vesi rekonstrueeris enne erastamist EBRD panga raha eest oma tootmisüksusi. Nende hulgas oli ka 51 Tallinna linna puurkaevu, mis läksid rekonstrueerimisele. Nüüd rekonstrueerimise käigus visati vanad koledad asjad minema, toodi uued ilusad asjad sisse, värviti üle, kõik oli ilus. Töömehed lunisid endale paagid, mis on suured hüdroforid. Need on nagu raudteevaguni niisugused suured tüünid. Küll oli vanamal maal vaja ja mis iganes, pisar silmas, hea küll võtke, viige minev. Ja laupäeva varahommikul ärkasin selle peale, et kodus kõik telefonid helisesid. Ka need, millel juhet taga ei olnud. Suur skandaal, helikopterid lendasid, kaitsepolitsei
Päästeamet, kiirabid kohal, need töömehed viisid need tünnid Emexisse. Aga Emexis olid tol ajal juba radioaktiivsuse detektorid. Sest igas sellesse mahutis sees oli nii paks kiht, niisugust rauaroostet põhjas ja see oli radioaktiivne. Tuli välja, et see on radioaktiivne, ma ei teadnud, et on mingi rauasodi kellesi. Aga sellest oli suur skandaal, et on tuumarünnak. Et siis oli ikka varvaste peal ikka kõik nokametsidega onklid Eestimaal. Ja seda sai siis edasi uurima hakata, selgus, et on ka Eurovee standardis on norm radioaktiivsuse kohta, et seda oleks nagu kena täita. Keegi ei tea, kuidas seda täita saab, jällegi õpikus on see, et sega puhta veega. Aitäh abi eest. Ja sai uurima hakatud ja siis neid protsesse, mis seal puurkaevus toimuvad, neid sai nagu modelleerima hakatud. Sai katseseade tehtud, jällegi sai proovitud, kuidas on. Ja Tartu Ülikooli teadurid tulid appi ja aitasid analüüsi teha. Ja selgus siis tõsiasi, et selle vee saab kätte, või selle paha asja saab sealt veest kätte. Et sellega tuleks rohkem tegeleda. Aga täna ikkagi valdavalt need raskemetallid jõuavad ka meie kraani. Ja ma olen tükki aega eemal olnud, ma olin automaatikafirmas 11 aastat peale Viimsit. Ja nüüd uurisin, et kas teil on sellega probleemi, selle asjaga ka, et mõnes kohas siis öeldi, et ei ole, et ametnikud panid koma teise koha peale. Enam ei ole muret. Muidugi ei ole muret, kui koma teise koha. Ja, mina ikka ütlen, et tegelikult kehad on meil samad ja ei ole neid deposiite kuskil, kuhu neid jääkaineid panna. Aga näiteks, kui ma olen käinud siin kodudes ja inimestel aparaati ühendanud ja keerad selle viimase kraani sööle ära, siis sealt tuleb kõike. Nii et ma ei räägi, et see tuleb veepuhastusjaamast, aga nüüd, kui me sealt edasi läheme, siis on ju kilomeetrite kaupa torusid, pluss veel majasisesed, kuidas neid on hooldatud, et see on veel omaette teema. Nende hooldamisega on minu teada hakatud tegelema viimasel ajal ja tõsiselt tegelema. On ka selline meetod, et näiteks purustatud jääga puhastatakse neid torusid. Siin just tehti seda eelmine kuu. Et see on nagu väga teretulnud meetod, et kui vaadata seda veetoru, mis on tänaval, kui juhtute kuskil nägema, tavaliselt on ta nii jäme, 110. Nii jämeda on selle pärast, et ta peab ka tuletõrje veevarustuse välja kandma. Aga ajapikku see toru kasvab täis, see seina peal tekib niisugune koorik ja seda ei saa mingi asjaga kätte. On küll püütud läbi pesta, see on niisugune soht. Siis on võimalus lasta sinna kanalisatsiooni puhastamise seade sisse. See aitab veidi. Aga see tähendab seda, et seda seadet ei tohi nagu seal kanalisatsiooni poole peal kasutada. Aga jääpesu on nagu päris tubli sõna, mida Tallinna Vesi teeb. Et ta mehaaniliselt suudab. Ja see jää kraabib lihtsalt selle jama sealt ära. Mina väidan seda, et puurkaevu veel on ta radioaktiivne. Ülemiste veel rauda ei tohiks väga palju olla, seal on igasugu muud asja. Küll aga võib rauabakter olla. Et see on selline asi, mis ei allu mingisugusele tapatööle, et see on ainult välja rookida. See on tõsine mure. Aga see on tingitud jällegi sellest, et torud on vanad, torud on liiga suure läbimõõduga. Alguses rääkisin meetristest torudest, meetrist pole vaja, et piisaks 400-sest võib-olla. Et voolukiirus peab olema suur. Kui voolukiirus on vees suur, siis vetikad ei arene seal. Kõik elus loodus ei salli suurt voolukiirust ja suurt survet. Et torumehed räägiksid sellest ka pikalt ja väga kurva jutu, et kuidas oleks vaja uusi torusid.
aga noh, sellega tegeletakse, tänapäeval lükatakse ka vana toru sisse uus toru, peenem toru, see kõik on võimalik. Aga sellega peab tegelema vahepidamata. Lisaks siis need teated, mis meil siin Saaremaalt ja tulevad, et põhjavesi on saastunud, siis on muud moodi saastuda, kui see toru on katki. Ja selline huvitav asi võib juhtuda, et kui torul on väike auk sees, et sealt ei lähe vesi välja, vaid on suur voolukiirus, siis see imeb sisse. Et ka niisugused asjad on võimalikud. Plasttorud võivad näiteks naftaprodukte sisse imeda läbi plasttoru seina. Et see maailm läheb jälle keeruliseks, et jutt läheb pikaks ja segaseks. Just. Aga ma usun, et me oleme siit oma iva saanud ja igal juhul mina olen väga tänulik, et sa jagad. Et see on tõesti oluline, et me jagame seda infot, sellepärast nii nagu sinagi ütled, et on see teavitustöö pool oluline, aga see teavitus ongi see, kui me jagame infot, oma kogemusi jagame ja siis oskavad teised sealt ka võtta. Jah, siin on vaja kollektiivset suhtumist ja kollektiivset mõtlemist ja arusaamist asjadest ja tunnetamist, et kui vajalik see asi ikkagi on. Et no see on väga vaja. Me saame oma elu palju paremaks teha, kui me oleme natuke targemad selle koha peal. Ja joome paremat vett. Jah. Mida me väga vajame. Aga tore, aitäh! Aitäh!